Andmed ja tõenduspõhisus, heade tulemuste eeldus. Võtame ühe hetke, et mõelda oma igapäevastele harjumustele. Üldjuhul ei lähe meist keegi enne kodust välja, kui on saanud vihjeid, kas tuleks kaasa haarata vihmavari või hoopis päikeseprillid. Selline alateadlik andmete kogumine, analüüs ja nende alusel mõistlike otsuste langetamine on meie igapäeva lahutamatu osa. Sarnane andmetel tuginev otsustusprotsess peaks olema igapäeva lahutamatu osa ka organisatsioonides. Kohalikke omavalitsusi aitab selles osas näiteks tervise- ja heaolu profiil. Tervise- ja heaolu profiil kui üks hästi õnnestunud õhtusöök. Kui veel on inimesi, kes ei tea, mis asi on tervise- ja heaolu profiil, siis ärge muretsege. Usun, et me oleme kõik vähemalt korra elus ühe õhtusöögi valmistanud. Protsessi mõttes on tervise- ja heaolu profiil, selle rakendamine ja tulemus peaaegu sarnane ühe maitsva õhtusöögi valmistamisega. Tervise- ja heaolu profiil on abivahend omavalitsusele, mis aitab andmetest lähtudes langetada otsuseid ja kavandada tegevusi. Samuti eeldab üks hea õhtusöök planeerimist, õigeid koostisosi ja oskuslikku teostust. Toidu koostisosade kontrollimine ehk andmekogumise etapp. Täna on Märdi eesmärk teha perele üllatuseks maitsev pastaroog. Märt ei ole just sage kokkaja. Juba tööl olles mõtleb ta, et vähemalt toidukraamiga on lihtne, kuna kõik vajalik on kodus olemas. Siin tegi Märt esimese vea. Tal on küll seatud eesmärk, aga kontrollimise asemel eeldas, et leiab külmkapist vajalikku. Tervise- ja heaolu profiilis eeldamisele ruumi ei jäeta. Omavalitsuse hetkeolukord saab kaardistatud majanduslikest näitajatest kultuurikorralduseni. Tegevuste järjestamine kokkamisel ehk prioriteetide seadmise etapp. Olles koju jõudnud, alustab Märt kokkamist. Ta on enesekindel, kuna varasem kokkamine abikaasa Jaanaga aitab tal tegevusi järjestada. Esmalt pannile sibul ja küüslauk, siis kana. Siin tuleb Märti kiita. Eduka lõpptulemuse saavutamiseks on oluline teha valikuid ja seada fookus. Prioriteetsete teemade valimist järgmiseks 3-4 aastaks soodustab ka tervise- ja heaolu profiil, pakkudes mitmekülgset alusandmestikku valdkondade olukorra kraadimiseks ning neile omakorda eesmärkide seadmiseks. Eeldamisest tekkinud ajakadu ehk ressursside ebamõistlik kulutamine. Suures kokkamistuhinas tabab Märti tema esimene viga valusalt. Eelduslikult kapis olnud tomatid ja toidukoor on otsas. Ilma nendeta juba head pastat ei tee. Peale hetkelist meeltesegadust otsustab Märt käia poes. Lõpptulemus küll ei kannata, aga ajaline kadu on arvestatav. Maitsva toidu retsept kui tõenduspõhine tegevuskava. Enne lõpusirget avastab Märt veel ühe saatusliku eksimuse. Süvenemata pasta keetmisjuhistesse sai see lödi ja natuke üle keedetud. Tervise- ja heaolu profiili tegevuskava on nagu maitsva toidu retsept, mille järgi rakendatakse süsteemselt ja järjepidevalt just neid tegevusi, mille kvaliteet ja tulemus on varasemalt tõendatud. Omal viisil tegutsemine võib aga ohustada lõpptulemust. Järelduste tegemine ehk tegevuste ja tulemuste hindamine. Natukene räsituna ja eksimustest lööduna serveerib Märt perele õhtusöögi. Üllatus ja pereliikmete emotsioon kaalub küll üle pisivead teostuses ja maitses, kuid Märt on oma järeldused teinud. Järgmisel korral veendub ta enne alustamist asjade olemasolus ning ajab näpuga retseptis järge. Just sellist tegevuste ja tulemuste hindamist ja selle alusel muudatuste tegemist hõlmab ka tervise- ja heaolu profiili tegevuskava iga-aastane ülevaatamine ja vajadusel muudatuste sisseviimine. Väga head tulemused lähtudes andmetest ja tõenduspõhisusest. Mõelda vaid, kui palju paraneks kuluefektiivsus ja ressursikasutus, väheneks tervislik ebavõrdsus, tekiks vähem kaasnevat negatiivset mõju, suureneks atraktiivsete elukeskkondade hulk ja tervete ning aktiivsete inimeste arv, kui viimane kui üks 79 Eesti kohalikust omavalitsusest otsustaks ja planeeriks lähtuvalt andmetest ja tõenduspõhisusest.